Hallo, tere, kas Mooste ikka Ensu kuuleb, Mooste kuuleb, kas Viinahaua kuuleb? Viinahaua kuuleb hästi, nii et räägime pisut siis sellest 11. juunist, sellest suurest lõpupeost, mis Zodiagis toimub, et kas piletid on eelmüügis veel? No praegu veel on, et viimased võimalused, ütleme niimoodi võttes, siis reklaami teha, sellepärast, et kui on ikkagi piirangutega pidu, siis eelis on neil, kes eelmüügist piletid ära nõustab. No vot, ja praegust vist on juba laudu ka broneeritud kõvasti või? No lauad, kuna tulevad taha ruumi, siis lauakohad hakkavad ka jah täis saama. Kui palju see laudu broneeritud on, seda teab Lea. Mul üks töökaasne küsis, et ta oli juba vist paar piletit eelnevalt võtnud, et kas on veel saada, ma ütlesin, et ma ei teagi, et peab uurima. No ikka on, sellepärast, et suurem osa inimesi, kes ostavad eelmüügis pileti, need laua kohta ei taha. Et tullakse peole ja tullakse pidu nautma. No vot, ja nii, et esinejad on siis praktiliselt kõik, kes on seal Zodiagis esinenud, ainult et üks on puudu sealt. Keda sa mõtled? Ma mõtlen Spiili-Miilit. No Spiili-Miili jah, et Spiili-Miiliga läks nii läks, et no nende asemel on meil Janika Piiroja, et ka naiste rahvad on nagu ikkagi esindatud. Ja kas see, mis ta nüüd ongi see, kes sul käis seal, see ka teine üks naisterahvas, nüüd on nendest nime meelde, vaata see, üks suvel käis seal. Jaa, nende kõigiga on... See eestlaste kolmnurgast sõnaga see... Gretel-Marii. Temaga ei, ütleme vaevalt, et ta tuleks ja tegelikult see, ütleme esinejate vaata tasud ei ole ka ju nüüd need, vaata, mis tavapidudel. Et see piletite müügist ju saaks seal kulud katod ära ja siis on ju kõik, Jah. Ja kas sul on ennem, nüüd ütleme see nädalavahetus või ennem seda suurt pidu on ka veel üritusi, et millest nagu rääkida, reklaami teha? Ei, mul ei olegi praegu, et on küsitud erapidusid suurem osa, aga ongi praegu juunikuus ainult see Zodiagi lõpupidu ja siis, mis on jaanipäeva üritus Saaremaal Orissaares. Ja mis sellest Zodiagist nagu edasi saab, et seda ka nagu teada öelda? No Zodiagist nii palju, et veganid on need, kes tahavad seda söögikohta endale saada, teevad kaasaegse enda söögikoha sinna, no ma imestaks üldse, sest ütleme niimoodi võttes siis, kuskil on algus, kuskil on lõpp. No kas siis, mis siis nagu Least saab, et jääb ta siis koju või? No ma arvan, et Lea on välja teeninud auga selle puhkuse, et ta saab rahulikult pensionipõlve pidada. Aga kas see veganite kohviku värk on ikka kindel või on lihtsalt arutuskäigus alles? No ütleme, nii palju kui Lea on uurinud, siis ühed soovijad on nemad, et kes seda endale tahavad, seda kohta, sest asukoht on ülihea. Oota, kes nemad on? Veganid. Oh. Ja no ma kutsun neid niimoodi, vaata on ju nii. Loodan, et ma kellelegi liiga ei tee selle sõnaga, aga jah, ma kutsun neid niimoodi, aga seal on veel teisi tahtjaid ka, kes tahavad neid ruume endale, et ega nüüd ainult need ei ole nüüd, kes võivad selle Zodiagi ruumid endale saada. Aga samas võib seda ette ära öelda, et ega siis ütleme, kui Zodiagina lõpetab, et ega ta siis edasi sellist suurt reklaami enam ei saa, nagu ta sinu pidude ajal sai ja sõnaga, et... No kindlasti mitte, kui nüüd ei tehta sinna mingi kanepi kohvik või ütleme sellele vaata, kus siis nurkades seal ütleme kanepit, ütleme pahvitakse, siis kanepi kohti müüakse, et nüüd ütleme kutsutakse sinna Illar Koht laua peale mängima või laulma või nii. Et
siukest asja ja kindlasti enam seal ei toimu. Ütleme siis niimoodi, et see Zodiaak jääb nagu ütleme nagu sinu või ütleme meie kaubamärgiks edasi, aga nii, et Zodiaagi koht kui selline, et selline nagu kaotab oma nime lihtsalt ära, et jääb lihtsalt nagu noh, tavaliseks kohaks. Zodiaak elab kõigi südametes edasi, need, kes on käinud seal koha peal ja kes ütleme veel tulevad sinna koha peale. Et Zodiaak tegelikult iseenesest ei kao mitte kuskile. Zodiaak on tükike meist ja me võtame selle Zodiaagi kaasa ja viime igasse linna Eestimaal laiali. Ja kas on samas kuulda ka, et seda lõpupidu tuleb nagu meedia kajastama nagu laiemalt? Ma võin infoks öelda, et üks ajakirjanik on pileti ostnud juba. Õhtulehest. Et ma ei hakka praegu, see ei ole Illar Koht. Ei, et Õhtulehest võib-olla keegi. Ei, see oli nüüd Elu 24-st lõusa. Aga seda ma võin ka öelda, et näiteks Taavi Libel on plaanis tulla, et tal on uus suvesari, hakkab 31. mail pihta, et läbi suve Taaviga, nii et tema külastab ka seda lõpuüritust. No, aga see on igati super ja minu poolt on siis Arviga kokkuleppe, et maksan talle taas lisaraha, et ta tuleb ja oma meeskonnaga seal filmiks kõike otsast lõpuni, et videomälestused siis sellest peost jäävad seekord terves kontserdi mahus algusest lõpuni. Ehk siis ma kujutan ette, et need, kes ei saa piletit osta piirangute tõttu või siis pidu tulla vaatama sinna koha peale, et need saavad siis näha seda üritust juba video vahendusel YouTube'is. Et siis jah, et saab siis selline tore üritus, et huvitav, kas tuleb sükene üllatus ka mingi, et pidu lõpeb pauguga? No pidu lõpeb pauguga, pidu lõpeb Dark Velvetiga meil, et kas need poisid nüüd oskavad üllatada millegiga, seda peab rahvas tulema ise nagu oma silmaga nägema ja kaema. Et äkki tehakse mingisugust eraldi sükene komm, et pannakse koroonakomm ühesõnaga. Ühesõnaga ma soovitan rahval vana paar sõnad, ütleme seal ära õppida ka esinejatel, et see on nüüd see laul, millega ma tõmbaks võib-olla kõik esinejad sinna lava peale, et refääni võiks nad kõik ilusti kenasti pähe õppida, et see refään ei ole nüüd raske, et see on nüüd see laul, mis sobib, ütleme, et kõik koos lava peal ja selle loo võiks ära teha. No vot, et jääme siis lootma, et pidu tuleb vägev. Ja kindlasti peab rahvas arvestama sellega, et peavad maskid kaasa võtma. Lauakohad on 6-kohalised, nii nagu piirangud ette näevad. Ja siis tantsuruumis seal praktiliselt kasutame maske, ohutusnõudeid ja kindlasti ka, ütleme, et peaasi, et inimesed on terved ja terveks nad ka jäävad. Et seda nüüd ei taha, et me keegi nüüd kuskil pool kellegi liiga teeb, et pigem on see, et rahva huvides ikka tahad, et nad kõik ilusti kenasti ka terveks jäävad. No nii, ja soovime kõigile siis head tervist ja jõudu ja siis kohtume 11. juunil Zodiaagis kõik. Tšau, olge terved! Tšau!